kell on 13:45 ja aeg on lõunapausi pidada. Heidan murul on täna kaasas supp. Kasutan Husqvarna termost. Tihtipeale on raske uskuda, et need termosed sooja peavad, aga ära ütle. Hommikul termosesse pandud supp on lõunal kenasti soe ja mis ikka tahad. Aga päev on päris raske olnud. Või raskelt alanud. Küll mitte mulle, aga traktorile. Võilille on palju, nagu ikka, kevadel. Enamikest kohtadest tuleb 2 korda üle sõita. Siin ma küll kõik ei sõitnud 2 korda. Aga nii see on. Õnneks läheb see aeg üle. Ja õnneks on Niidan muru suurema osa oma klientidega ja nende niidupindadega tuttav juba aastaid. Nii et on teada, kus on kivid, kus saab kiiremini sõita, kus saab aeglasemalt sõita. Ja see on hea. Tänasesse päeva jäi üks uus klient. Väike korteriühistu, 3000 ruutmeetrit niitmist. Kartsin hullemat, aga tegelikult oli päris hea pind. Kive polnud. See on peamine. Sai kiirelt niita. Suhteliselt kiirelt. Arvasin, et kulub kuskil tund aega ja natuke üle tunni läkski. Selle hooaja alguses tundus korraks, et on ühe suure kliendi ajutisele äralangemisele. Jääb aega liiga palju üle, aga tegelikult ei jää. Ma ütleks nii, et ma pigem lausa naudin seda, et mul on rohkem aega, see tähendab seda, et ma saan natukene korralikumalt teha. Mul on pisut rohkem aega, ma ei pea nii väga muretsema selle pärast, mida ma teen, kui ühel päeval sajab vihma näiteks. On väga oluline. Lihtne on 5 päeva tööd täis planeerida ja siis hoiata, kui 2 päeval sajab vihma. Täna on ilus ilm. Siit edasi jääb veel teoreetiliselt 6 klienti, kokku siis 9. Eilses päevas oli 10. Ütleme nii, et õhtuks oled ikkagi läbi. Nii läbi, et ei taha mõelda muule kui kohale, kuhu pikali visata ja silmad kinni panna. Täpselt nii see eile oligi. Absoluutselt mitte ühtegi mõtet ei mahu rohkem pähe. Ma ei tea, kas see täna ka nii tõotab tulla, aga eks see õhtul ole näha. No võt, kui vaadata praegu seda videot, siis elab Niidan muru tegelikult vist päris head elu. Päev otsa värskes õhus. Päikese käes. Ja nii see on, kurta ei saa. Kuigi see ainukene miinus on see, et ma ei kuule midagi. Mul kogu aeg mingi müra kõrvas. Lõugab. On see siis traktor või kui ei ole traktor, siis on mõni raadiosaade. See peab ikka küllaltki kõvasti mängima.
aga kes arvab, et muruniiti elu on lill, siis proovige järgi. Ma olen täiesti veendunud, et suurem osa neist üksikutest muruniitjatest, keda te siin teedel näete, ei maksa makse. Niidan muru seevastu, võtab kõik oma raha ettevõttesse sisse ikkagi arvega. Eranditult kõik tööd. Ja see teeb haiget, sellepärast et ütleme nii, et kui su tunni hind on, no mis iganes, ütleme näiteks 45 eurot. Arvutades sealt maha käibemaksu, arvutades sealt maha püsikulud, liisingud, kütus muidugi väga suur osa. Uued tööriistade hoolduse. Ja makstes siis selle pealt maksud, ega sul endal midagi kätte ei jää. Nii et ära lase ennast eksitada. Aga noh, mis üks moraal olla? Ma ei teagi, mis see moraal oleks. Juba nõme on, et 50-aastane mees elad riigis, Eesti Vabariigis, oled panustanud aastakümnete jooksul kogu oma nooruse ja laste kasvamise ja selle riigi nii-öelda majanduse kasvu. Ja lõpuks võitled sa lihtsalt pättide ja kaabakatega. Aga noh, ma olen siiamaani hakkama saanud. Ja kui kodust toitu kaasa võtan, siis on edaspidi ka. Tegin selle jutu niisama pulli pärast. Aga kui sa tunned, et sa tahaksid niiduvaba suve, siis võta ühendust. Äkki mõtlen midagi välja. No see sõltub muidugi sellest, kus ja mida ja kuidas. Mina joon lõppu ära, supi lõpu. Kihutan edasi 2 järgmisele objektile, siin samas lähedal. Ilusat niiduvaba suve!